kohe saabub siia Timo, kes hakkab jalgadega vehkima ja kätega vehkima ka. Et praegu ei ole mitte midagi teha, tuleb lihtsalt oodata kannatlikult, kuni Timo siia jõuab. Ja siis vaatame, mis saama hakkab. Nii, aga senikaua, kuni Timo siia poole liigub, lähen mina õue ja kakerdan vesiveloga. Näe, tuligi juba. No. Sina liigutada ühe postin pilda. Ma ei tea. Ma näed, juukseid pole enam. Saime sellest parukanärust lahti. No lõpuks ometi. Enne palju normaalsem. Enne oli palju normaalsem. Ei, ma räägin nüüd on palju. No ma räägingi. Noh, istu maha. Mis need päästjad panid turvaruumi ära? Juba sinna kohale viidud. Ja. Mis mõttega ma need olen muretsenud, kui need lähevad turvaruumi? Väga asjalik. Ma ei saa sellest aru, aga... No. Et me viime visika sinna ja peidame ära. Me ikkagi põhimõte on ikkagi selles, et me saame ära peita nii, et keegi ei näe. Peitmine ongi see, et keegi ei näe. Jaa, aga vaata, point on selles, et ma olen seda niimoodi teinud. Ja vahet ei ole, millal ma seda teen, keegi näeb, kuhu ta sõidab. Probleem on just nimelt selles, et nähakse seda, kuhu ta läheb. Ja kui ta sealt enam tagasi ei tule, siis ongi peidukoht avastatud juba. Aga varem ei olnud sellega probleemi, et sa sõitsid sellega, ma ei tea mida või. Ei, vaata, ma käisin sellega sõitmas, aga vaata, kus ta varem seisis. Nii. See kõige esimene kord. Nii. Seal käidi ju mitu korda rüüstamas ja siis see, kuhu ma ta nüüd jätsin, ta oli seal ka inimestele näha. Nii, nüüd otsime talle uue koha, eks ole. Seekord otsime eemale, kuhu saab rohkem ligi ratastega, mitte bussiga. Seepärast, et sina pead hakkama juba autoga sinna. Saad ka? Võid täiesti. See on see mannapudel kakaoga. Okei. Ohoo, jee. See on sellepärast, et ma tõin piima. See on piimaga. No lõpuks ometi. See on piimaga. Sai piima hirmust lahti. Ei, kui tahtis piima ja ma tõin talle piima ja ongi kõik. Muuseas, mul eile see netiruutor jamas. Nii et probleemi on mitte arvutis, vaid netis. Tahtsidki võinud nii öelda, et sul netiruuter jama. Ma sain läks lõpuks nii kättes, ma ei viitsi luganud, on suhelda peale, kelle juba peab 3 öösel. Jaa. Mõlemad läksime kättesse, kui vahet ei ole. Masti sai postita minu ajal mitte üks. Ja. Muuseas, ma juba selle masti vahetasin välja. See vana oli niimoodi, et natuke veed oleks ise ära murdunud. Näha on jah, sellepärast, et auk on midagi kuidagi pool seal eespool siin. Siin pool on see auk, mis see... Ja. Ei vaata, ta on nüüd pikem natuke. No seda ka, jah. Sellepärast. Jah, see on kuidagi... Aga... Mis mingi liinis puid juurde, või? Ja. Tegime asja korda. Järgmine nädal saab isegi 7 minna veel. Ja. Ülejärgmine mu tüdruk läheb Türile. Terab ise Türi juurest elab 48 kilomeetrit linna poole, siia Tallinna poole. Nii. Ja võhmatus. Ja sinna sõita mul, ma vaatasin, kui jalgsin, peab 10 tundi minna. Siis mul rata on kusagil 3 tundi sõitmist ja ma ei viitsi 3 tundi seal näidata. No, jah. Ma ütlesin talle, et ta saamku teada, kui Türile jõuab, siis saame seal ööl koos olla väljas. Seepärast, et tema vanaema juurde minna ei saa. Miks? No, ma ise ei saa minna sinna vanaema juurde, asja selles. Mis see vanaema on siis nagu Granny või? Granny, jah. Et nii, kui sinna majja lähed, nii saad kohe vastu pead kõrgega. Ei, nad on mis, noh,
see on tüüpiline, vaata, lapsevanemad on siuksed, noh, kes nagu väga tahe, et nende lastel oleks vastas soolikult nagu külas. Nad arvavad kohe, et sa kukud seal ammel, et kaks hakata seda musitama ja... Just, selles ongi esi. Paljud nagu üritavad seda eemale. Et nagu oma naftamaardlat kaitsa, et keegi võõras seda pumpama ei tule. No on ju. õige. No aga ütleme, kui ma tahaks juba järgmine nädal sõita, ma ei hakka su iga õhtust ära tooma, esiteks meil läheb nii läbi, et me ei jõua. Ei jõua, mina ei jõua niikuinii. Nädalavahetus lubaki 28 kraadi sooja. No seda enam. Siis saamegi viia. Jaa. Juba neljapäev. No esmaspäeval linnegi sinna. No aga kui juba laupäeval tuleb päikest hästi palju kuuma. Siis viime ju laupäeval. Juba viime laupäeval. Mina tahan juba selle tuukriga tahaks juba mina sõita. Ujudada. Ta on ju rattapakiraamil, nustik on keldris ja kets on korda. Kuule, poodi viisid minna minu või? Mis teeme? Ootab mulle suitsa. Davai. Ma pean seda 415 €. Ma tahtsin nii. Ma tõmban suitsa ära, et sa saad üksteist hammustada. Need kuivatatud lõhe, need viilud. 1,36 oli maksimus. Ja siin sa maksad 1,59. Mõtle, kas 1,5 € või natukene all. Normaalne. 2 peaaegu. Ma mõtle, 59 senti korrutada nüüd 3-ga, siis pea 23 senti. 51. Sa ütlesid 1,36. Jaa, aga mõtle, kui ma oleksin nüüd siit Konsumist vaatanud 1,59. See on ju 23 senti kallim. Jah, nii. Ma mõtle nüüd korruta see 23 3-ga. 3 korda või? 3 pikkus. See on 99 senti oleks veel peale maksnud. Ma oleksin kiilt ostnud. No jah. Selle eest juba saab mingi vähem mingi nätsu või midagi. Selle eest saad piima kätte. Piima eest, et jah, piim. No. Selle eest sa saad võtta. Hapukoore saad ka. Ühes kord maksab hapukoor 49 senti. Näiteks oleks juba. Need olid korralikult läbi, sul nendega sa ei tee enam midagi. 4 majoneesi pakki saad. 18. Jaa, need, jaa. 18, 36 ja 18 on 54 ja jääb sulle puudu, 3 senti jääb puudu, et 4 pakki kätte saad. Kõik kätte saavad millad katsi. Tuleb ära, teisipäeva. See 16 vaadata. Tron. Pärand. Midagi põnevat. Jaa. Ma tahtsin rattale need helkurid taha panna. Õigus. Ma kasutan su seda paela, tähendab juhtmete seda, mis on see kinnitu, mis ta on. Juhtmed. No vaata juhtmed. Selle asja teeme kohe ära, näed. Mul siin ju need olemas kõik. Nendega saab. Kummad võtame, pikemad või lühemad? Võtame lühem, milleks pikemad. Võtsi kollased või? Ei ole. Aga teine pakk oli kollane? Ei ole ka valged. Pealt on jah kollane see. No, proovime ära. No ma räägin, et kakao ja mannapuder on päris hea segu. See on nagu see sinu kaneel hapukoorega. Natuke Kaneel, manna terasi on ka seal sees. proovi üks päev sükest segu kaneel, hapukoor ja suhkur. Jah, kaneel, hapukoor ja suhkur. See on meelest hea kogus. Ahah. Selle mina õpetasin tema. Ja. Mina tulin siia üks päev. Hakkasin seda tegema meelega, sest vaata, kaneel oli, suhkur tuli, ma oleks ainult siin hapukoore. Potis on veel. See on metallpott.
Villapäeva teistpoolt ära pessi. Veel. Veel, jah. Korv peame sul pakitele panema. Saabki. Korvi ära panna ja siis mulle neid helkurid. Jah. No on ju see. Olemas. Ma ütlesin sulle, mul on siin olemas see. Jah. Samasugune poekorv, nagu mul seal Saaremaal on. No nüüd on siis 3. Seda metallist küülast saada. Noh, sellega mul pole midagi teha. Oota, ma panen praegu hea laksumine. Miks sa tahad ennast selgal viia? Sa ei taha seda või? See väike hülkuri see. Oota. Päris palutud. Mis sul juhtus siis? Mis sul juhtus, et sa ühe korra endal näkku said sellega? Vaata, kuskil sahtlis peaks olema. Ma ei tea, mul vist ei ole siin neid. Ma ei peida. Esimene kord, kui ma tulin, siis ma ei leidnud haamritki ülesse. Komponent vaatama. Tema ja vihm. Emane vihm. Paneme siis selle poekäru. Sellise nõukaaegse poekäru, mis siin on. Sellise paneme siia ratta külge. Ja seda on kaablivitsega väga mugav teha, sest need valged mõnusad kaablivitsad on selle jaoks loodud, et see asi korda ajada. Juba kinnitad või? Kuule, ma mõtlesin jah, et teeme selle töö ära. Ei tead, kuule, ma ei mäletagi, need on tükk aega tagasi ostetud. Kohe on see kinni pandud. Oot.
natuke nihusti läks. Aga ei ole hullu. Kaamri tõmbab kinni või? Või tõmbab käsitsi? Ma tõmban käsitsi. Nii, nüüd on. Oota, mul on käär, et need maha lõigata. Kohe ma just leidsin ühed käärid, ma lõikan endal maha, ma lõikan sul ka. Et niisuguseid asju peab ikka kodus olema nagu kaablivitsad. Praegu on nendega nii mugav asi ära õiendada. Ja see korv ei tule ka pealt enam ära. See oleks nagu tehase poolt pandud pakiraami külge kinni. Ei logis, ei tule ära, ei tee mitte midagi. Obviously. Sellepärast ma neid kasutan. Nendega on laeva peal hea asju kinnitada. Näe, tõmban keskele ka veel ja ongi. Nüüd teeme viimased kinnitused, et ta ettepoole ega tahapoole ei liiguks. Muidugi ta vist ei tahagi väga kuskile liikuda enam. Jah, ega ta ei liigugi enam. Ma arvan, et sellel ei ole mõtet enam. Aga kindluse mõte. Et noh, kui peaks lahti tõmbama, siis vähemalt sadula küll ettepoole kinni, et minema. Ta võib olla ohtlik teistele sõitjatena. Vaatame. Tõmba siit näiteks. Siia saab. Tõmbad siit kinni. Ta kohe. Oota, mul on head. Ma peenikuse peal täpselt. Käes lolli koha peale ei jää. Ta peab siit läbi minema. Nii pidi. Ja tõmba muu. Ei jõua, sa ei jõua. Oota. Ta on teiselt poolt välja. Ei plaanitsime midagi. Võiks ümmargune olla. See asi võiks ümmargune olla. Ots võiks ümmargune olla. Peenikesed näpud on, aga kui üks näpp on sidemes, pole sellest eriti kasu. Tore, et sellest aru said. Pidi neile selle näpuga veel tööl olema. Tõmbame ette väljapoole. Niiviisi. Nüüd on kindel, et ta ei kuku ära. Ei ta kuku enam kuskile. Siit alt võiks ka tegelikult ära tõmmata. Selle ei ole mõtet liiga selliseks jaburaks. No, aga see on kindlam. Oota, katsume kõigepealt. Ma lõikan need meie liiksed otsad ära. Nüüd on see töö tehtud. Ja nüüd see korv enam ei logise. Kuule, anna mulle see. Mis asi? Oota, ma panen kõigepealt Ma kõrvaks võitan heikurile otsa maha. Okei. Ma panen siis ette kõigepealt.
nüüd see auto suunas, vastassuunas mööndis ja menti ei teinud mulle midagi, kui mööda sõitis. Mendid ei viitsi üldse paljusid asju enam teha. Mõtlen, ma tunnen ainult metalli alla, aga see nahk, mis siin alla. Wow, sinine. Vaata. Oota, ma oskan nüüd. Panin selle käepideme ka veel kinni, et see ka ei logiseks. Kaablivitsad on ikka head asjad. Nüüdsest alates on siis ratta peal nõukaaegne poekorv. Täpselt nii, nagu olema peab. Nüüd saab mugavalt asju sealt transportida. Piisab ainult sellest, et peame viskama kodinad kotti ja läheb. Vaat Saaremaal ma ei tahtnud seda sellepärast teha, et sealt on kaablivitsasid. Ma ei taha igasuguste tobetate nöörikestega hakata jamama. Seal pealegi milleks seal lisada korvi, kui siin on olemas. No just. Aga see on selle su ratta külge. Niisama. Oota näitada. See on munni kirves. Vau, ilus on. Oot kõrgena mulle meeldib. Selle kusjuures lisati prügikasti. Kuule, see on see noksi kirves. Võid siduda mu ratta kinni. Et saaksid noksi taguda, peks. Praegu ei hakka siduma. Seda kirvest võiks kuskil veel kasutada. Puude lõhkumiseks ka ei sobi, aga muus mõttes on kõik okei. Ma pean mõtlema, mis me selle logiseva osaga teeme. Kohe tal kombel siin midagi logiseb. Jaa, aga miks mitte? Kas siit on lahti? Ei ole, tähendab, siit tuleb puurida. Jah, ei olegi midagi. Siia. Ikka annan. See on vähemalt kaugelt näha, et keegi sõidab. Oot, kus mul on? Lõika mul neid tagasi kaabi ühte neid seda otsa. Oot, ma vaatan, kus ma oma käärid nüüd panin. Käärid kaotan selle. Lüsad rohkem asjade vastu. Kus ma need käärid panin? Jah. Hakata mõtet raisida, kui siin lühikesed maha. Jah. Näed, käärid leidsin üles ja teeme selle asja ära. Aga siit küll pärast poole. Kõrva sitas panas või üks osa. Jah, mis toimub. Temperatuur midagi tõuseb väga kõrva. Siis tuleb käed külmkappi toppida. Miks mitte pidama juba jalad? Mida iganes. Tagant ka.
ma annan sulle teise poole. Vaata, las praegu olla. Sa võid ise lõigata, ma panen käärid siia peale. Mul tuleb endal väga tõsine puurimistöö ette võtta. Ei tulegi vist. See pori tiib ees logiseb. Ei no minul pole see meelest ära läinud, üritan kaapi ülistega siis niimoodi paika tõmmata, et ta oleks paika tõmmatud. Ma juba mõtlesin, ma hakkan siin uusi auke puurima. Aga ei ole vaja. Ei no selles mõttes, et kaabliutsad tuleb ju kuskilt läbi torgata. Okei. Sinna kuhu pole vaja. Nojah. Ja või isegi higi jookseb otsa eest. Siis sul tuleb küll arsti juurde minna. No ei, ilusasti peab. Kui on jälle natuke nähtama. Väga vaja midagi. Kuidas kas sellest on? Mul oleks nüüd kääre vaja. Ma tegelen siin selle pisiprobleemi. Kus kohta selle augudest puhul? Ma mõtlesin puuriks nagu mõlemalt poolt siit poolt läbi ja siis tõmbaks kaablivitsaga siit poolt ja teiselt poolt samamoodi kinni. See on hea mõte tegelikult. Aga selleks tuleb see ratas alt ära võtta. Muidu tõmban kummidesse. Oi, tere see küll. Aga teeme nii. Võtad, paned siia külge, siis tõmbad siia alla. Ahah. Jah. Viitsist hakata lahti kõvasti. No siis tuleb lihtsalt nii läbi ajada nagu nii või pärast. Kas siit pahalt ei piisa? Tõmbad siit pahalt läbi, tõmbad siia kinni. Anna ma proovin. Oota, ma proovin see. Siit peas, et ratta kummi ei hakka nühkima. Ei hakka. Oota, lükkasid seda. Ma lükkangi taas. Ta ei tule tal mingi asi ees. Kummi musta koht. Lükka siit läbi tuleb. Ja see, et ta ei jääks. Kui kinni tõmbad kohe vaatama.
kuule, ei tõmba, ei jää raksa. Tõmban teiselt poolt ka. Ma tõmbangi. Oota, täi sinna taha kinni, oota, rahu. Ta on midagi siin katki läinud. Ei ole, ta jääb selle purilaua sinna ääre taha kinni. No sai ka. Saime. Juba üks külgi liigub, ilus. Just nii peabki. No nii, ja juba läheb. Ei tõmba kumma kusjuures. Vot nii, asi lahendab. Korras. Oota. Noh, see ongi korras. Jah, ainult tagalogid, see on nii väike. No taga pole mingit loginat, taga on see korv põrub. No ma räägin. Oota, ma lõikan siit maha. Oota, kohe ma lõikan siit ära. See käepider räigelt kolis, kui liikuma põrutus. See on labana, mugava. Oota, ma annan kohe ma. Nii, võta. Valmis. Noh, saimegi selle tobedusega lõpuks ära kustutatud. No oli see alles tobe asi. Ja nüüd on kõik pärast, nüüd sa veidi nende ruumi rahva. Suurt morilauda. Aga mida? Häälisi praegu tuleb päike välja. No jah, tore. Ja me viime kohe. Mõtled, ma ei viitsi praegu. Aga mis me siis teeme? Mina pärast küll ei viitsi. Ei, me peame lihtsalt mõtlema mingisuguse transpordiviisi talle välja. Kui paremat peedukat ei leia. Jah. Aga vähemalt selle asja me saime likvideeritud, et korv on peal ja poritiib on kinni. Ja mul on Herkuli teise taga. Just. Põhiline, et see sulatus kinni hoiaks vihmaste aega. Ja nii ta on. Nii, mis me nüüd teeme? Peame leidma piduvõiga. Peate uurima minema seda maid, kus pidupaik on. Ära mädistame. No täna ma ei saa minna, täna mul pean Võruga rääkima. Ei, ma mõtlen nagu selles mõttes, et me ei lähegi täna kuskile. Aga lihtsalt ma mõtlesin nagu niimoodi. Aga näiteks teeme niiviisi taupa ööselt, kui kõik on juba 12 kusagil. Saame seal kokku sellest kajast. Jah. Saame, et ma siis helistan sulle kõik, kui sina helistab mulle keset ööd. Ja siis kui on nagu pimendaks, siis lähme sõidame ringi. Vaatame uurima asja. Uurima, jah. Seda peame nagu nii. Kõige hullem on see, et kui päisepäeva ajal sõita, siis me peame terve päeva kuni ööseni sõitma, sellepärast et me ei saa teda päeval kuskile viia. No vaata, selles mõttes, et päeval on liiga palju silmi, näevad. Selles ongi asi, et kui me see on piiratud, see, eks ole, nii. Ja see nii-öelda, mis ta on see, Maera võib ju näha seda enam, et ta on ju selle koha peal, vaata, mis jääb see sõudebaas, on, eks ole, siin, sõudebaasi kohal, kõik see territoorium, ta on kusagil seal. Ja kui ta näeb, kuhu ta läheb ja enam välja ei tule, siis tal on kohe peidupaik teada.
me peame hakkama öösitlusel ise paadi peal niiviisi olema, et noh. No jaa, aga vaata, kui me päeval tahame sõita, siis me peame terve päeva kuni ööseni välja sõitma. Sõidame. No jah. Rattad on olemas, mida meil ikka kasta. Ei pea ootama bussi, ma ei tea kui kaua. Jaa. Sellega rattastega öösel minna on päris tegelikult vahvases, rahulik, liikus ka vähem. On. Nagu sõita vaikne ka. Ja pealegi, mis on veel ägedam. Sa ei pea alluma neil punastele raastide üledele. Jaa. Saad sõita lihtsalt puhtalt üle. Jaa. Nii sellest ise tahab. Selles mõttes on hea küll. Mul on kõneaeg jälle otsas, nii et mina välja helistada ei saa praegu. Ja muutub, et see, kus jogi, me vaatame, ta ei ole kunagi enam seesama jogi. Ta seisab seal jõe ääres ja 5 minuti pärast on ta juba teine jogi. Eks see elu ongi niimoodi. Ta ei peagi olema seisma ühe. Sest elu peab olema areng. Ühe aine, mitte osas põlevist elu on 2 kraami. Millegi siia tundnud üldse ole. Kõik ei ole nii lihtne, kui noored põlvest algul võib-olla paistab. Oo, 82 minu sünniaasta. 1982 on see lugu tehtud. Sellel aastal tehti palju lugusid. Jah. Sama on kuni 26 kraadi. Siit värk. Reedel on päev on 27 ja pühapäeval päev on 28. Peamiselt pajuta pool pilvust. Oota, aga sa kardad ju tuult. Olen pool pilves ja tuult, siis on, ei taha sõita. Põhiliselt selge. Oi, lähme ilma. Sa hakkad ju kartma tuult. Praegu tuul väljas. Ei praegu ei ole. No vaata. Täpselt käe vahele. Sul oli käsi siin täpselt. Tegin ainult käe vahele. Rannikul on kuni 10, aga praegu on tuul idava ja tuul 28. Ja praegu vaata välja puulehed, kõik liiguvad, tuul puhub. Ja see, et seal väljas uues tunduga tuul on, ei tähenda tegelikult. Külin ka tuult peab üldse pannud. No jah. Ainult see tuul, mis ise rattas kiirusega tekitab. See jah. Aga ma mõtlen, et kui me Harku järve äärde lähme, siis seal on tuul, siis hakkad jälle hädaldama, et seal on tuul, kardan tuult. No üle ikka tead, mis see kohati on? No vahepeal on tuult, vahepeal ei ole. Aga sa sinu tead ka, mis see kohati on? Jah. No. Tänu minule. Jee! Laupäeval on siin ka, et kohati sajab voogitma, võib-olla äikike. Võib-olla kohati sajab mõnedest otsa, mõnedest ei saja. Pool pilves on vahelduvad pilus. Nii teab, mis hajuta ilm. Pilved on, aga ei tule vihma. See peab minema Tartuse küsimus.
täitsa mõttetu. Mingi tapmine. Mis asja nad üldse tahavad? Nad üritavad takistada röövi. Seal on mehed, 2 meest, kes praegu 15 miljonit korjab kokku, 50 miljonit. Nii. Ja nemad üritavad praegu seda takistada. Nii-öelda ütleme... See on ju pett. Ei ole ju. Ei ole. See on võmm. See on võmm, jah. See on võmm. Aga ta ju tulistas seda, kes kaitses seda. See on Prantsusmaal on üks päev, selle päeva järgi tehtud film. Et üks võmm on korrumpeerunud võmm ja teine on tavavõmm. Ja selle sihtmärgiks oli see tüdruk, kes on. Kui on seal ristis oli seal sise korrumpeerunud võmm ütles, et näed, on see tüdruk kätte võttis kohe relvu. Näe, mina laulan, Timo tantsid taustas. Nõus? Sina tantsid? Yes. Tema tantsib, mina laulan. Oi, blöd, ega. Tallinna mündid on see, et granaat ka veel kõik sõidata. See on võmm, tumedana. Kõigitel võmmidel on kakkus ka. Millal ei vaata sellisest asjast, ei saa ju aru ju, sellepärast on väike. Ikka. Suur inimene on saatanud tööd kiiret inimesena. Kõik on supertiine. Küll karju, bäbä. Granaadi vintsi välja ise hoiab, et meeskini mine veel. Ta on ise ka pidanud endale. Kolmaselt Taškenti karusel, kui näeb, et on kõik nii suur. Ja need kontserdid ei pääse, kus tuhat inimesed. See on välik. Sa tahad olla osa ja kui ka veel tahad, võid kannata. See kindlasti sa ütlesid, see oli tegelikult ikkagi kogu. No jah. See oli nagu tööpinge, jah. Normaalne. Kõik oli hästi, aga tiksuma nagu... $500 miljardit kulda. See on see, kes mängib seda Tony Starki seal Marveli filmis. See mees, Rikko. Tony Stark. Jaa, see oli Iron Mani filmis. Jaa. See küll ei ole Tony Stark. See Rikko seal, ütles, et ta ei tohiks, ei, mitte see. Aga see, kellel see kollane mask ees on? Ei, see ei ole Tony Stark. Jaa, see võiks Rikko. Miuke. See, kes seal Rikko on. See kollase maskiga, jaa. See sama ongi? On.
see või? Ma ei saanud üldse aru, no ta ei näita seda nii. Kaua. Muusika, mida te esitasite ja näitasite, kas oli nagu meelega No see sama, mis seal rääkis. kõik käisite. Ma usun, et see on päris raske küsimus. Ta ei ole üldse kunagi proovinud ja isegi need pildid, kes on seda õnnestust või läinud ära. Mis oli see? Alati tugevama kui jättis Näevad see sama. ja. korda 1050 kord ja mul alati tulinud ja ma alati tulinud oli nüüd valmis ja pidanud samad bändid. Mõned lood olid sellised, teine lood. Ta on juba kadunud. Parandused võib-olla nagu vene inimeste meeli, võib-olla töötas ka natuke nende keas, aga nad kõik on suuremad. Nii et mõned on olid paisa meid, jah. See on Tony Stark, siis Ironmani film. Ja. On. Praegu ta ei ole miljonär, vaid... Praegu ta ei olnud küll mingi politseinik, see Ironman praegu tuli lihtsalt mingi täit. Ma räägin see Tony Stark oli selle muud filmis. Ta on Ironmanis, jah, Tony Stark ongi Ironmanis. Tema nimi Ironmanis ongi Tony Stark. Ta on oma isa poeg, kes tema isa oli ka tehnik, nagu see Tony Stark lõpuks oli. Ta oli suur tehnik, tema tegi seda raudküül, millega ta lendas. Tema nimi oligi seal filmis Tony Stark. Seal oli mingi filmi nimetus oli teine. Vaata, kes selle Vassiljev on seal näitlejad on, siis ta teab. Paljad. Oot, need jäävad mulle mõnusul need. Sa oled niikuinii rattaga, see on mugavam nendega. Ratta peal sul ei tule midagi ära, lihtsalt ratta peal ainult väntad ju. Terve. Need on minu jalad. No ma räägingi, et need on sinu jalad. Need on. Ei, need on minu. Eita. Praegu teeme vahetus, ma annan need pastad sulle, sa annad oma endamad mulle. Nõus? Sa ütlesid jaa. Kuule, oota, ma panen sulle juuksed ka veel koos. Jumal tänatud, vähemalt nii tahavad sedagi. No. Võta ratad kaasa, me lähme käime poest läbi ja saastab mulle sütpaki. Komps ka kaasa. Anna Heigole. See kõigest komps. Anna Heigole. Näe, kui palju siit juuksid välja Anna endale pähe tiimile. Minu peast nüüd just tulidki. Kuule, näe. Mine vaata, mis näitajad. Mine anna oma Margusele. Anname. Lähme käime ära. Tõmba mu tüümi ka põhja või? Poolest. Tõmba lamp kinni. See põlas. Tõmbame kõik kinni ilusti enne kui lähme. Emale, sa ei saanud ikka veel pihta. Ta tuli mulle kallale teades, et ema oli nõus oleku andnud, et ma võin Saaremaale tulla. Aga kus ta teadis seda? No vaata, kui vana ma olin. No. 17 juba. Aga Siis seal on ainult lapsevanema nõus olek juba 16-aastased või 15-aastased. No laps iseseisvalt ringi liikuda, kui ema on nõus. Järelikult ta nägi, kuna sina oled piisavalt vana, mina olen noor ja ta nägi, et ma tulin ilma emata. Ju vist tuligi, ta saigi aru sellest,
mina olin nõusolekus on tema käest, et ma tulin. Muidu ma poleks tulnud. Nojah. Aga tead, kui ema... Ja siis oligi nii, et kuna ta on ikka selle nõuka selle aja järgi, et seal enese rünnak on kõige parem kaitse. Ja. Selle järgi ta tegutseski. Muidu ta poleks kallale tulnud. Kui ta poleks aru saanud, et ma olen ise seisnud piisavalt ja kui ta oleks kütte närvi. See oli küll paras anekdoot. Mis asi? No see, mis seal juhtus, oli küll paras anekdoot. Reaalselt tuleb kallale, noh. Ja. Aga nagu see vanasõna ütleb, et küsija suu pihta ei lööda. Lihtsalt küsimuse pärast tuleks postimine. Anna andeks, ei ole normaalne. Jee, lõpuks ometi saab. No ja praegu polegi mõtet. Ma ootan. No. Mingi aeg kui vaatan, et äkki ma sulle ka ära vahetan. Okei. No. Nii. Ma ei tea. Aga kas need keevitust on? Siit värk. Ma mõtlesin kahju, muidu saaks... Autoremondi töökohta. Seal on. No ma olen kahes käinud, ühes keerati perse, teises ei olnud üldse alumiiniumkeevitustki olemas. No vaata see, mis on siin lastehaigla juures, vaata, kus me lähme. Seal on üks see autoremont. Seal on jalgrattapood ka veel juures ja... Vaat seal keerati perse. Lasti kohale viia, natukene naerdi ja saadeti koju tagasi. Nutsiti ja mitte vähe. Ma võin sulle näidata seda töökoda. Davai. Laupäeva öösel teeme asja ära. Palju paremad. Nii närvis on.
Ah? Ma ei tea, ta on praegu Hiiumaal tööasjus. Kui ta Hiiumaalt tagasi tuleb, eks siis vaatab. Ah? Kuule jaa, ikka juhtub. Miks? Mul on jälle, ma ei saa aru, mul on kogu aeg see lahti. No katki seal midagi. Ei ole, mul jääb lahti, ma unustan ära. See on lahti. Või lahti nii vaata. Üks pikk sinine LV. Ja jäägi tagasi. Tere, sinine pikk LD. Hei, kiisu. Suur aitäh. Ei ole. Kaks oli ju. Ei, selles mõttes, et 5 euri ma andsin talle ja tema andis nii palju tagasi, kui ta andis. No, ma ei tea, mis tal oli täpselt. No vaat. No davai, mussi. No teeme nii, kallis. Vähemalt ratas logiseb nüüd vähem. See korv siin taga natukene logiseb, aga ma pean teda tangidega pingutama ja siis lõpetab ta nagu logisemise ja hääle tegemise ära. Siis on see ratas täiesti hääletu jälle nii nagu peab. Aga vähemalt esimene poritiib enam ei logise. See on korralikult kinni tõmmatud. Ja, nagu ma arvasin, see poe korv seal taga logiseb, kohutavalt logiseb. Aga küll me selle asja korda ajame. Natukene tangidega pingutamiste korras. Siis peaks olema valmis, et taluda ratta peal olemist.
ja saimegi sotid sirgeks. Ja olemegi koduteel tagasi. Kohe oleme maja ees ja siis võime selle video jälle üles laadida. Kuidas me ratast tegime ja kõike seda. Nii. Jõudu. Siis sealt tuleb veel klambreid pingutada, et ta kõvemini kinni tõmbaks ja paremini hoiaks. Ja olemegi kodus tagasi. Ja klambrid on tal korralikult kinni, ainult käepidalogi. Oi, tere! Kuidas teil läheb? No siis on kõik hästi. No ma niikuinii ei kasuta seda praegu, jah. Mis ma ta sinna õue jätan, ta jääks jalgu lihtsalt. No sinna ka jah, saaks viia. Vaat niimoodi. Saame ta nüüd siia ilusti ära paigutatud ongi. Tead, see on tema jutt. Ma ei viitsi siukse asja pärast põdema hakata. Ära läks, mis sa? Ma ei usu, et emme lubab teda öösel välja. Enne ma mingi ütlema, ma nii vana juba. Oota, mida ta sünnipäev oli? Ei, mina tea. Ta mõtles... Klooli vist, jah.
no nii. ongi kõik. näita aga välja. mida ma siin teen? Timo Alo pildid seal, pildi Timo Alo kohta, Timo on siin. no on jah. Sina oled siin, Timo on see, Viljar on see. Meelis Õmberg, Timo Pruuta ja Timo Alu. ma olen netikangelaseks saanud, jee! Neti, Timo leheküljed peal, kõik on Timo nime! Viljar, maikuus ka veel. no maikuus, oot, kus ma seda teen, ahah, ma korraks. mingi on juba netti pandud, hahaa. muidugi, Facebookid kõik, mis Timo postitab, need jäävad ju Google'sse jääb üles seisada. nojah. no vot, mis siis küll. siis küll. aga praeguseks tupsu-tada. Timo Alo ja sõpradega veidab